Armsad sõbrad, soovin teiega täna kõnelda Jumala 6. käsust. Ma arvan, et see on selline käsk, mida ehk teatakse päris hästi, aga mida enamasti tõlgendatakse, kui mitte päris valesti, siis vähemalt väga ühekülgselt. Kõigepealt, mis on see 6. käsk? Loeme seda nõnda, nagu see on kirjas Martin Lutheri väikeses katekismuses. 6. käsk, sina ei tohi rikkuda abielu. Mis see tähendab? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me vooruslikult ja puhtalt elame sõnades ja tegudes ja et igaüks armastab ja austab oma abikaasat. Niisiis, 6. käsk keelab rikkuda abielu ja nagu ma enne ütlesin, seda tõlgendatakse tihtipeale väga ühekülgselt või väga kitsalt. Ei saa öelda, et päris valesti, sest et enamasti tähendab see käsk inimeste jaoks seda, et ei tohi olla seksuaalsuhteid väljaspool abielu. See tähendab, kas abielu inimeste puhul kellegagi, kellega nad ei ole abielus, ehk siis mitte oma abikaasa või kellegi teisega, või sama asi ka nende inimeste puhul, kes ei ole üldse abielus. Seksuaalsuhted kuuluvad kristliku arusaama järgi abielu suhtesse. Aga kui me kõneleme abielu rikkumisest, siis abielu rikkumise viise on märksa rohkem kui pelgalt seksuaalne läbikäimine mitte oma abikaasaga. Abielu rikkumine on kõik see, mis, nagu see sõna ütleb, rikub abielu. See tähendab, mis on kahjulik abielule, mis ei vasta abielu mõttele, tähendusele, ideaalile. Ja sellepärast on nii, et kui üks inimene mõtleb, et huvitav, kas mina olen ka eksinud selle käsu vastu, aga ta teab samal ajal, et tal ei ole olnud mingeid suhteid kellegagi, kellega ta ei ole abielus, siis see inimene ei pea mõtlema ilmtingimata, et see käsk teda ei puuduta, et tema on selle käsu suhtes alati olnud ustav. Kõik, mis võib rikkuda abielu, see tähendab olla abielule kahjulik, kahjustada meie suhet selle kõige lähedasema inimesega, kelle Jumal on meile abikaasa näol kinkinud. Kui me mõtleme selle peale, mis on abielu tähendus, mis on abielu ülesanne, siis pühakirja järgi me näeme abielu puhul 2 kõige olulisemat asja. Esiteks see, mida Jumal näeb ja ütleb pühakirja alguses, inimesel ei ole hea üksi olla. Ja siis ta valmistab mehele naise, abikaasa. Inimesel ei ole hea üksi olla. Inimene vajab selleks, et olla inimene, sellist suhet, sellist lähedust, mille annab ainult abielu. Eesti keeles on ütlemine abikaasa kohta, see on minu teine pool. Eks ole, mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene ilma abikaasata on justkui poolik. See ei tähenda ilmtingimata, et kõik peavad abielluma, aga see tähendab seda, et abielu näol on Jumal kinkinud meile ühe viisi, kuidas me saame oma inimeseks olemist, oma kutsumust elada Jumala näo järgi ja tema sarnaseks loodud inimesena, armastuses, ennast andes ja teist vastu võttes, kõige paremal viisil. Niisiis, abielu on suur Jumala kingitus meile, inimesel ei ole hea üksi olla, nagu pühakiri ütleb, inimene vajab teist inimest. Nüüd teine põhjus ja teine ülesanne, mis abieluga kaasneb, on elu jätkamine. Elu
edasi andmine, laste ilmale toomine. Ja see ei ole mitte lihtsalt selline elu reprodutseerimine selleks, et inimkond võiks maa peal kesta, vaid tegelikult on ka see teataval viisil osa saamine sellest Jumala näoliseks ja Jumala sarnaseks olemisest. Sest meil ei ole midagi imelisemat, midagi suuremat, midagi kallimat, kui just nimelt see elu, mille Jumal on meile kinkinud ning võimalus seda elu teise inimesega jagada ja laste sünnitamise näol ka edasi anda. See on abielu tähendus. Need on abieluga kaasnevad kõige suuremad asjad. Võimalus jagada oma elu, elada armastuses, ennast andes ja teist vastu võttes ja seda elu edasi anda. Ja nagu öeldud, kõik, mis võib seda abielu rikkuda, ongi abielu rikkumine, ongi selle 6. käsu vastane. Kui me loeme Martin Lutheri seletus selle kohta, siis me näeme, et ta ei käsitle siin õigupoolest neid negatiivseid asju, millega me abielu võiksime rikkuda, vaid ta nimetab positiivseid asju, millega me peaksime abielu hoidma ja ehitama ja mille puudus tegelikult iseenesest juba kahjustab, rikub abielu. Me peame Jumalat kartma ja armastama, et me vooruslikult ja puhtalt elame sõnades ja tegudes ja et igaüks armastab ja austab oma abikaasat. Igaüks armastab ja austab oma abikaasat. Mida tähendab kedagi armastada? See tähendab ta vastu võtta täielikult, nii nagu ta on. Abielu on meile kingitud võimalus selleks. See tähendab iseennast anda teisele täielikult, teise heaks. Abielu on suurepärane võimalus selleks. Mida tähendab austada teist inimest? Austada teist inimest tähendab osata teda hinnata, osata teda näha eeskätt kui oma ligimest, kui samuti Jumala loodud, pealegi Jumala näo järgi ja tema sarnaseks loodud inimest, kui kingitust, kedagi ülimalt, mõõtmatult kalli hinnalist, kelle Jumal on meile kinkinud. Austada ja hoida. Need on asjad, mida me tõotame, kui me abiellume, kui meid Jumala palge ees laulatatakse. Abieluga kaasneb ka ustavus ja truudus. Aga taas me ei tohi seda vaadata nii kitsalt, et öelda, et see puudutab ainult, nii nagu enamasti arvatakse, seksuaalsuhteid väljaspool abielu. Ei, tõeline ustavus, tõeline truudus tähendab seda, et sa oled teise inimese jaoks alati olemas. Et sinu peale võib alati kindel olla. Et sinu peale võib alati loota. Kui me nüüd tuleme tagasi selle küsimuse juurde, kuidas on minuga? Kas mina olen alati elanud selle käsu järgi? Või olen ka mina abielu rikkunud? Siis me peame vastama küsimustele. Kas ma olen osanud abielu õigesti hinnata? Kas ma olen mõistnud, et see on Jumala poolt mulle kingitud imeline võimalus oma elu jagada ja teise elust osa saada? Ilma milleta mul ei oleks, nagu pühakiri ütleb, hea olla. Et see on mulle antud, vähemalt enamasti on see nii, et see on mulle antud imeline võimalus elu edasi anda ja õppida tõelist armastust ning selles kasvada. Kas ma olen suhtunud oma abikaasasse alati austusega kui Jumala imelisse loodusse? Kas ma olen olnud alati teda valmis vastu võtma ja ennast temale andma? Kas ma olen olnud alati tema jaoks olemas? See tähendab, olen olnud talle ustav ja truu. Abielu tõotusega kaasneb lubadus olla, ustav olla, truu, armastada, austada ja hoida nii headel kui halbadel päevadel, nii tervises kui haiguses. Mida me aga tihtipeale tähele paneme on see, et siis, kui kõige rohkem vaja oleks, just nendel halbadel päevadel, ei olda oma abikaasa kõrval, ei olda talle ustav. Just siis, kui seda sinu tõotust ja selle täitmist kõige rohkem tarvis on, just siis sa tihtipeale vead
alt. Selline on see patune inimloomus. Aga sellegipoolest on Jumal meile selle imelise anni kinkinud. Abielu. Võimaluse jagada oma elu, võimaluse armastada tõeliselt ja jäägitult. See 6. käsk, see ei ole midagi, mis meid piirab ja aheldab, nagu see tänapäeval tihtipeale kipub näima, vaid see on meile antud imeline võimalus. Nagu sukelduda sellesse Jumala armastuse ookeani ja saada sellega üheks. Hoidkem ja armastagem, austagem oma abikaasat, pidagem kalliks seda Jumala andi. Armsad sõbrad, ma soovin teile Jumala ligiolu ja õnnistust ja neile, kellele on kingitud see imeline võimalus elada abielus, selle jagamist oma kõige lähema inimesega, kes on Jumala kõige